See pole üldse kindel, et see toimub. See on täiesti kindel, et see toimub. Isegi teadlased ei ole ühisel arvamusel. Teadlaskond on vägagi ühisel arvamusel. Kliima muutub kogu aeg, see ei ole inimtekkeline. See on tõestatud, et alates tööstusrevolutsioonist on maa keskmine temperatuur väga kiiresti muutunud. Ja oota nüüd, oota! Ja selle tulemused on juba praegu kõik näha ja kui see temperatuur jätkab tõusmist ja ületab 2100. aastaks 2 kraadi piiri, on asjad ikka väga hullusti. No kuskil mujal tõesti, aga siin mitte. Juhtub siin ka. Kas sa teadsid, et 2100. aastaks on teadlased prognoosinud, et halvimal juhul tõuseb aasta keskmine temperatuur 4,3 kraadi võrra? Sademete hulk kasvab kuni 19%, keskmine tuulekiirus kasvab kuni 18% ja kõige tipuks tõuseb meretase Eesti rannikutel ligi 40 kuni 60 sentimeetrit. Lisaks sellele tõuseb ka Läänemere merepinna temperatuur 2,9 kraadi ja seega on tulevikus enamik Läänemerest jäävaba. Kui jääd ei ole, siis pole meil enam ka näiteks hülgeid, sest nende heaolu ja järelkasv sõltub jää olemasolust. Kuid jää ja hülged pole ainukesed, mis kaovad. Ka püsiv lumikate puudub. Nii et valgetest jõuludest võime me edaspidi ainult laulda. Kuumalained muutuvad pikemaks, sagedasemaks ja on veel kuumemad, mis tähendab, et see suurendab ka terviserikete võimalusi, eelkõige just vanematel inimestel. Aga tegelikult puudutab UV kiirguse kasv ning õhunäitajate halvenemine muidugi kõiki inimesi. See tähendab, et meil on tulevikus rohkem nahavähki ja rohkem hingamisteedega seotud haigusi. Lisaks kuumale saame ka rohkem vett. Vihma hakkab oluliselt rohkem sadama, eriti just talviti. Koos merepinna tõusuga saab olema rohkem üleujutusi ja seda eriti linnades, mis asuvad veekogude ääres. Näiteks Haapsalus, Pärnus, Kuressaares, Tallinnas, Tartus ja nii edasi. Tuleb hakata kaldaid kindlustama ning hooneid ümber paigutama. Kõigele sellele lisavad omalt poolt jõudu juurde ka aina sagedasemad tormid. Ja nii nagu arvata võib, kui on rohkem torme, on ka rohkem tormikahjusid. Olgu selleks elektriliinide katkemised, tee peale kukkuvad puud või kahjud kodudele ja muudele hoonetele. See tundub nagu maailma lõpp. Ei ole. Aga asjad muutuvad ja sellega tuleb arvestada. Muutuste eitamine ei aita mitte kedagi. Tegutseda tuleb.